Ameerika Ühendriikide ja Iraani sõda on ulatunud kaugele väljapoole Hormuzi väina. Jeemeni hutid ründasid Punases meres 2 Saudi Araabia naftatankerit ning nafta hind tõusis kohe $100 barreli eest. Trump vastas sellele, ähvardades Iraani, tsiteerin, hävitava sõjalise karistusega ja teatas, et nüüdsest peab ta Teherani vastutavaks kõige eest, mida huthid teevad. Nagu pole mõtet iga huthide rünnaku pärast Jeemenit rünnata. Selle eest ründavad USA Iraani, kuna huthid on nende proksiväed. Samal ööl ründas Ameerika lennuvägi Iraani juba 12., nüüd juba 13. ööd järjest. Rünnaku alla sattus Keshemi saar Hormuzi väinas. Samal ajal teatas Donald Trump, et kaalub massiivset rünnakut Iraani vastu ja on sellise otsuse tegemisele lähedal. Aga muuseas, Washington allkirjastas Saudi Araabiaga tuumaenergiaalase kokkuleppe. Seesama kokkulepe, mis Ameerika meediaandmetel avab Ar-Riyadile tee uraani rikastamiseks, kuid mõne aja pärast. Ja kohe esitati tingimus. Tehing kiidetakse lõplikult heaks ainult siis, kui saudiidid tunnustavad Iisraeli Abrahami kokkulepete raames. Võtame kõik ükshaaval läbi, sest muide, nafta hinnast sõltub selles loos otseselt näiteks see, kui palju raha saab Venemaa sõjaks Ukraina vastu. Üldiselt, nagu öeldakse, Lähis-Ida sündmused puudutavad ka meid kõiki. Minu nimi on Aleksei Petši, arutame seda teemat koos. Praegu paneme kõik Lähis-Idas toimuva kenasti ritta. Aga enne kui alustame, palun teid, tellige see YouTube'i kanal. Me liigume 300 000 tellija poole. Seetõttu olen tänulik just teie isikliku tellimuse eest. See võtab vaid sekundi, olen selle eest tänulik. Nii et räägime kõigest järjekorras. Alustan sellest, mis käivitas uue sõjakeeru Lähis-Idas. Juba 20. juulil teatas Huti liikumise Ansar al-Allahi sõjalile esindaja Yahya Saaria Saudi Araabia vastu suunatud mereblokaadi kehtestamisest Punases meres. Põhjuseks toodi järgmist. Jeemeni aastatepikkune blokaad Saudi Araabia poolt, sadamate ja lennujaamade töö piiramine. Kuigi tegelikku põhjust me teame, see on käsk Teheranist. Samal ajal teatasid hutid, et jätavad endale õiguse, tsitaat, kõike hõlmavaks eskalatsiooniks ja lubasid karmilt vastata igale Saudi Araabia provokatsioonile. Juba 3 päeva pärast läksid hutid sõnadelt tegudele. 23. juuli hommikul teatasid hutid, et sõjalise operatsiooni käigus ründasid nad Punases meres 2 Saudi Araabia naftatankerit. Saudi Araabia valitsus kinnitas rünnaku fakti naftatankerile Ancelia, kuid ei avaldanud, kes täpselt rünnaku sooritas. See tähendab, et nad piirdusid lihtsalt sellega, et jah, rünnak toimus, kuid sellega asi piirdus. Laeval puhkes tulekahju, kuid keegi meeskonna liikmetest viga ei saanud. Sellegi poolest oli see juba pretsedent, mida ei saanud lihtsalt niisama vastuseta jätta. Lõpuks tunnistati Ar-Riyadis, et hussiitide tegevus seab ohtu Saudi Araabia igapäevased 2,5 miljoni barreli naftatarned ja rahvusvaheline turg reageeris sellele koheselt. Nafta hind tõusis kohe $100 barreli eest ja ületas selle piiri isegi lühikeseks ajaks. Et mõista, mida see tähendab, võtame siis nii. Mida kallim on nafta, seda rohkem raha saab Venemaa iga müüdud Vene naftabarreli eest, kaasa arvatud selle eest, mida ta müüb varikanalite kaudu. See tähendab, et Lähis-Ida sõda toidab otseselt eelarvet, millest hiljem lendavad raketid Ukraina pihta. See on vastus kõigile neile, kes kirjutavad kommentaaridesse, Petši, räägi parem Ukrainast, miks meile sellest Iraanist, see on meile lähemal? Ei, see kõik on omavahel väga tugevalt seotud. Geopoliitika tervikuna on protsess, kus kõik on maksimaalselt omavahel seotud. See kõik on omavahel seotud. Donald Trumpi reaktsioon houtide rünnakule tuli samal päeval, 23. juulil, ja nüüd tsiteerin teda. Las see avaldus olla hoiatuseks. Kui nad teevad seda uuesti, peab USA Iraani vastutavaks, kuna Houthid on Iraani käsilased, ning tõsine sõjaline karistus rakendatakse Iraani ja loomulikult ka Houthide enda suhtes. Hiljem lisas Trump ühe huvitava detaili.
Ta väljendas isiklikku pettumust Houtide suhtes. Tsitaat: "Nad valmistasid mulle suure pettumuse, sest kuni viimase ajani käitusid nad professionaalselt ja mõistlikult." Samuti tuletas Trump meelde, et umbes aasta tagasi andsid USA Houtidele väga tugevaid lööke nende rünnakute tõttu laevadele ja kaubalaevanduse takistamise eest. Siin on võtmetähtsusega kollektiivse vastutuse põhimõte, mille Trump nüüd kehtestab. See tähendab, et iga Houtide rünnaku eest vastutab Iraan. See laiendab olukorda järsult. See laiendab eskalatsiooni võimalusi, sest nüüd muutub iga raketi või drooni väljalaskmine Jeemeni rannikult automaatselt ettekäändeks löögiks Teherani pihta. Kuigi tuleb tunnistada veel üht olulist aspekti seoses Ameerika presidendi ähvardustega. Donald Trump ähvardas Iraani, et iga Iraani rünnaku eest laevade vastu Hormuzi väinas hävitatakse üks sild või üks elektrijaam. Aga kontekstiks, Iraanis. Seal on sadu sildu, nii et see ei ole eriti hirmutav argument. Ja selle loogika järgi võikski aastaid sõdida. Aastaid võib Iraan rünnata laevu ja USA vastab iga laeva eest ühe silla hävitamisega. Siiski on Iraan juba vastanud Houthi esimesele rünnakule. Ameerika sõjavägi korraldas uue seeria õhurünnakuid Iraani vastu hilja neljapäeva õhtul, reede varahommikul ja siis juba ka laupäeva öösel. Iraani riigimeedia teatel tabas raketirünnak viimase 2 öö jooksul Keshimi saart Hormuzi väinas. See on võtmetähtsusega punkt, kust Iraan kontrollib laevade liikumist. Iraani riiklik agentuur IRIB teatas, et USA raketirünnakus Ahvazi linnale hukkus 4 inimest ja 5 sai vigastada. USA keskväejuhatus teatas, et lõpetas operatsioonid 12. ja 13. septembril. Igal ööl järjest korraldati lööke Iraani sihtmärkide pihta ning ametlikuks eesmärgiks on sõnastatud meresõiduvabaduse tagamine Hormuzi väinas. Siin ilmus ka uus detail ameeriklaste taktikas, sest Iraani ründamiseks hakkasid Ameerika Ühendriigid kasutama B-1 pommitajaid. See tähendab, et enne seda 1,5 nädalat nad seda ei teinud. Iraan vastas oma välja töötatud skeemi järgi. Eelkõige rünnak naaber-Arabia riikide vastu, kus asuvad Ameerika baasid. Kuveidi kaitseministeerium teatas korduvatest Iraani droonirünnakutest riigi põhjaosas. Nii Jordaania kui ka Kuveit on teatanud, et iraanlased ründavad neid samuti rakettide ja droonidega. Suurbritannia soovitas selle taustal oma kodanikel hoiduda kõigist, välja arvatud kõige hädavajalikumatest reisidest Kuveiti ja Bahreini. Teherani seisukoht selles etapis kõlas Mohsen Rizai suust. Ta on Iraani kõrgema juhi Majtaba Hamanai vanem sõjaline nõunik. Ta teatas, et rünnakud Iraani infrastruktuuri vastu saavad karmi ja eskaleeruva vastuse. Lühidalt öeldes, eskalatsioonispiraal keerleb meil edasi. Aga tundub, et Donald Trump valmistab siiski midagi suuremat ette. Intervjuus väljaandele Axios teatas Ameerika president, et kaalub massiivset rünnakut Iraani vastu ja et ta on sellise otsuse tegemisele lähedal. Iisraeli kohta ütles ta järgmist. Iisraelased liituksid 2 minutiga, kui ma neid paluksin. Kuid ta lisas kohe, et meil pole kedagi vaja uue operatsiooni alustamiseks. See tähendab, et Ameerika president teatab avalikult, et otsus suure sõjalise operatsiooni alustamiseks Iraani vastu on sisuliselt juba küpsenud. Ja et kui ta soovib, võib ta sellesse kaasata Iisraeli, kuid väidetavalt saab ta hakkama ka ilma temata. Samal ajal kasvab Ameerika Ühendriikides sisemine vastupanu. Esindajate koda hääletas Trumpi sõja lõpetamise poolt Iraanis ilma kongressi heaks kiiduta. Kuid tõsi on see, et hiljem tühistas kongressi senat selle esindajate koja otsuse. Tegelikult neil resolutsioonidel seaduslikku jõudu ei ole. Kuid hääletus tõi esile kasvava rahulolematuse selle sõja suhtes, isegi osade vabariiklaste seas. Ja nüüd teine suur Lähis-Ida uudis, mille tõttu puhkes eraldi skandaal. Ameerika Ühendriikide tuumatehing Saudi Araabiaga pani kõik nerveerima. Juba kolmapäeval, 22. juulil allkirjastasid USA energeetikaminister Chris Wright ja Saudi Araabia energeetikaminister Prince Abdulaziz bin Salman tsiviiltuumaenergia koostööleppe. Tegelikult räägitakse sellest, et Westinghouse ja teised USA ettevõtted saavad lepingud 2 tuumareaktori ehitamiseks Saudi Araabia territooriumile.
ja tegelikult on see alles algus, ehk siis 2 reaktorit on alles algus. Kuid skandaal puhkes sellepärast, et Ameerika meedia andmetel avab see tehing Saudi Araabia kuningriigile ukse omaenda tuumakütuse rikastamiseks 2 aasta pärast. Lepingus on ette nähtud 2-aastane tehniline ja majanduslik uuring just selle osa kohta, mis puudutab uraani rikastamist. Kongressile antakse 90 istungipäeva tehingu läbivaatamiseks enne selle jõustumist. Ja nüüd Trump reageeris kogu kriitikale ning tema sõnastus kõlab järgmiselt. Tsitaat. Tsiviiltuumatehing, mingit materjali rikastamist ei toimu. USA energeetikaministeeriumi ja Saudi Araabia vahel sõlmitav leping, mis puudutab ainult tsiviilkasutust, sellist nagu juba on Iraanil, Araabia Ühendemiraatidel ja teistel, kiidetakse heaks. Kuid see sõltub täielikult Saudi Araabia liitumisest väga lugupeetud ja edukate Abrahami lepetega. Ameerika Ühendriigid ei ole tsiviilotstarbeliste tuumarajatiste vastu, kus rikastamist ei toimu. Valge Maja pressiesindaja Caroline Leavitt kinnitas selle tuumalepingu sõlmimise tingimuse ja edasi tema tsitaat. Jah, see tehing Saudi Araabiaga, see energiatehing, sõltub sellest tingimusest presidendi hinnangul. Me jätkame läbirääkimisi Saudi Araabia partneritega, et tehing lõpule viia ja loodetavasti näha neid peagi liitumas Abrahami kokkulepetega. Iisraeli peaminister Benjamin Netanyahu tegi avalduse vaid tund pärast Trumpi avaldust. Ta seostas seda sõjaga. Ta ütles, et sõda Iraaniga, mille Iisrael ja USA on Teherani vastu alustanud, on loonud võimaluse laiendada rahu Lähis-Idas. Järgneb tema tsitaat. Nagu president Trump ütles, oleks Saudi Araabia liitumine Abrahami kokkulepetega ajalooline samm edasi Lähis-Ida rahu nimel. Rahu läbi jõu. Kuid selle tehingu kriitikat kostab nii Ameerika Ühendriikides kui ka Iisraelis ja kriitika on üsna tõsine. Senaator Chris Murphy kirjutas. See kokkulepe käivitab piirkonnas tuumavõidujooksu, võttes Iraanilt veelgi enam motivatsiooni omaenda tuumaprogrammi piiramiseks. Eksperdid kinnitavad, et Saudi Araabias rikastamise järjekindel nõudmine on just see, mis on varasemad läbirääkimised ja USA administratsioonid ummikusse ajanud. Üksteise järel, kuid siiski ei lubatud seda uraani rikastamist. Nüüd aga kinnitab Donald Trump, et rikastamist ei tule. Aga kui dokumenti uskuda, siis uraani rikastamist Saudi Araabias ei toimu seni, kuni tema on president. See tähendab veel 2 aastat. Ja pärast seda saavad Saudid selle võimaluse juba järgmise presidendi ajal. Muide, Ameerika president Donald Trump armastab selliseid vingerbusse korraldada järgmisel presidendile. Tuletan meelde, et pärast oma esimest ametiaega, oma esimese presidendi aja lõpus, kirjutas Donald Trump alla määrusele Ameerika armee Afganistanist väljaviimise kohta. Ja siis pidi Biden selle kõik ära klaarima ja pärast seda tuli Trump ja ütles, vaadake kui häbiväärselt Biden viis Ameerika armee Afganistanist välja. Kuigi selle protsessi käivitas just Donald Trump ja vastuolu loogika on siin ilmne. Ameerika Ühendriigid peavad sõda Iraani vastu, muu hulgas selleks, et Teheran loobuks uraani rikastamisest vähemalt 8 aastakümneks ja lubaks inspektorid igale poole sisse. Ja samal ajal avavad USA ukse uraani rikastamiseks oma liitlasele, Saudi Araabiale. On veel üks probleem, mis muudab kogu selle konstruktsiooni väga ebakindlaks. Seetõttu on siin kõik, nagu öeldakse, veel lahtine ja ebaselge. Saudi araablased andsid selgelt mõista, et ei. Nad ei normaliseeri suhteid Iisraeliga enne, kui pole määratletud teed Palestiina riigi loomiseks. Iisraeli peaminister Netanyahu andis sama selgelt mõista, et mingi teed Palestiina riigi loomiseks lihtsalt ei tule. Mida sellest kõigest järeldada? Esiteks, Lähis-Ida sõda on geograafiliselt laienenud. Kui varem oli peamiseks rindeks Hormusi väin, siis nüüd on lisandunud ka Punane meri. Ja see on juba oht 2,5 miljoni barreli Saudi nafta päevas, lisaks kogu marsruudile läbi Suessi kanali. Teiseks, Trump kehtestas põhimõtte, mille kohaselt Iraan vastutab Houthide tegude eest.
See tähendab, et iga uus rünnak Punases meres annab automaatselt ettekäände massiliseks rünnakuks Iraani vastu. Kolmandaks ja meie jaoks ilmselt kõige tundlikum, nafta hind üle $100 barreli kohta. See on otsene rahaline toetus Venemaale. See tähendab, et iga dollari võrra tõuseb naftabarreli hind Lähis-Ida sõja tõttu. See on lisaraha Venemaa eelarvesse, millega Venemaa hiljem lööb Ukraina linnu. Nii et kui see rinne tundub meist kaugel olevat, mõjutab see siiski otseselt meie sõda. Nafta hinna kaudu ja muide ka õhutõrje puuduse tõttu, sest seal kulutatakse Patriot rakette praegu kiiresti ära. Ja mida kauem Lähis-Ida põleb, seda kasulikum see on Moskvale, nii et soovime kiiret sõja lõppu. Siin panen 3 punkti. Kirjutage oma arvamus ja järeldused selle saate kommentaaridesse. Tellige kanal, vajutage kellukesele ja ärge unustage laiki panna. Kui soovite toetada selle YouTube'i kanali tööd, siis tuletan meelde, et seda saab teha igasuguse annetusega selle video all olevate linkide ja rekvisiitide kaudu. Sellega on kõik. Hoolitsege enda eest. Kõike head!